Tere, mina olen Kaire ja aitäh, et tulid vaatama Koduõppest Kairega. Täna me siis räägime hindamisest ja dokumentatsioonist kui üldisest. Koduõppel olles on hindamine 2 korda aastas, siis poolaasta detsember-jaanuar ja teine poolaasta siis mai-juuni. Koordinaator annab teile selleks konkreetsed kuupäevad, millal siis teid oodatakse, kas siis koolimajja või siis veebis. See on nüüd siis kooliti on ta erinev. Hindamine toimub siis selliselt, et kõik see, mis te olete poolaastal siis õppinud, teinud. Kool on teile juba varasemalt öelnud, et kas te siis korjate digitaalset õpimappi või te korjate füüsilist õpimappi. Kõik videod, kõik pildid, kõik tööd, kõik harjutused, mida te olete siis teinud, mis te olete dokumenteerinud, mis on nagu olemas teil. Kõik need asjad peavad olema siis poolaasta hindamisel teil ette näidata, kas nad on siis teil seal näiteks Drive'is või on nad siis füüsilisel kujul paberil ja kaustas, et seda siis saategi kooliti enda erinev ja seda saate nagu otsustada. Hindamise juures muutus eelmise aasta sügisel määruses selline koht, kus iga kuu on nüüd vaja siis koolile anda siis teada, mida te olete kuu aja jooksul teinud. Ehk et see on see kontrollimehhanism, mis siis ministeerium näeb ette, et koduõppeperede oleksid siis koolide poolt nagu korrektselt kontrollitud ja teada. Igas koolis toimib see natukene erinevalt. Seal, kus on juhendatud koduõppe, seal seda kontrolli tehakse teiega niikuinii. Aga paraku on nüüd olukord siis selline, et osades koolides ei tehta nagu sellega nagu suurt midagi. Seega kindlasti tuleb see teema teil on septembris on juba läbi räägitud, et kuidas see kool siis seda igakuist kontrollimehhanismi siis teie puhul nagu rakendab. Hindamine toimub siis tihtipeale vestluse kaudu, kus te siis näitate kõik asjad ette. Koordinaator vestleb lapsega, ta vestleb teiega. Kui koordinaatoril on tunne, et ikkagi on midagi natukene vajaka või paigast ära, siis koordinaatoril on õigus teha kas siis täiendavat kontrollteadmiste testi või siis mingisugust teist laadi harjutust, et aimata, kas see laps siis ikkagi päriselt on need asjad omandanud, mis te olete siis individuaalses õppekavas välja toonud ja ära näidanud, et need asjad on tal olemas. Nii nagu iga laps ja ka tegelikult iga täiskasvanu vajab tunnustamist, siis ka koduõppelaps vajab seda tunnustamist. Ja iga väiksema või suurema teema läbimise või tegevuse eest me kõik ootame seda tunnustamist. Seega on oluline, et ka teie oma last tunnustaksite. Isegi kui on mingid väikesed võidud, need on väga hea kõike nagu siis talle meelde tuletada, meenutada, millega ta kõik on hakkama saanud. See lihtsalt sisemiselt kasvatab lapse enesekindlust ja olgem ausad, ka täiskasvanule meeldib, kui tema töövilju märgatakse ja ollakse sellega nagu rahul. Nii, vaatame edasi, mis meil siin veel on. Ongi, et kuidas siis dokumenteerida õppimist on ju. Individuaalne õppekava ja poolaasta plaan, mille saab ära jagada siis kuude lõikes või siis teha veel väiksemateks ehk et nädala lõikes ampsudeks. Kõik võimalikud projektid, mida te olete teinud lapsega, katsed, väljas käimised, mis iganes, kuidas te olete nagu argipäevani, nagu ma eelmine kord rääkisin, et igapäevaelu ja kõike seda nagu kooliga nagu siduda, et see on vaja kõik ära kirjeldada seal samas õppekavas. Siis kinode, teatrite, muuseumite külastused. Need on vajalikud samamoodi ära kirjeldada. Need tööde kogumik ongi siis see õpimapp, on ta siis digitaalselt või siis paberil.
et noh, need asjad peavad teil olema nagu jooksvalt kogu aeg, te täidate neid ja selle võrra on teil lihtsam poolaasta lõpuks. Kui te seda alguses ei täida, siis teil on väga raske poolaasta intervjuu või selleks arenguvestluseks ette valmistada, sest te peate nagu väga palju materjale korraga läbi töötama, et ups, nüüd sai aeg otsa. Et samamoodi nagu te hoiate lapsel järjepidevalt kätt pulsil, hoiate ka dokumentatsioonidel järjepidevalt kätt pulsil, et need oleks kogu aeg tehtud korrektselt ja olemas, kui mingil hetkel kool tahab korra küsida, kus te omadega olema, näidake siia, mis te teinud olete, sest teil on juba nad olemas, mitte te ei pea hakkama nagu ilmselt paanitsema, et issand jumal, mis ta must nüüd saab ja kuidas see nagu välja näeb. Ja samas on see, et noh, kui sa tunned, et sa ikkagi ei oska neid dokumentatsiooni vormistada või see struktuur on keeruline ja kooli poole sa ei julge pöörduda või sa ei taha pöörduda, mis iganes põhjusel, kuigi ma väga soovitan kooli koordinaatoritega kogu aeg olla suhtlemises, siis on koolil lihtsam ja on teil lihtsam. Aga kui nüüd on mingi olukord, kus te nagu ei taha või tahategi mingeid asju nagu läbi põrgatada, et noh, et tundute, et see on nagu nii mõttetu küsimus kooli poole, et siis võite minu poole kirjutada. Vaatame üle, ei ole üldse probleemi ja mõned pered on kasutanud ka minu seda mentorprogrammi 3 kuud, kus ma siis olengi teil toeks. Hoian teil ühtemoodi kätt pulsil ja teil endal on natukene turvalisem ja lihtsam kogu see teekonna esimene osa nagu läbi teha. Et selline lühikene sai siis hindamisest ja dokumentatsioonist. Kuigi see dokumentide maailm on väga mahukas, siis noh, ühte väiksesse laivi seda kõike nagu nii sisse tuua ei saa. Aga olulised asjad ma nagu tõin teile praegu välja siin ja kui tekib küsimusi või asju, siis nagu ikka kirjelduses on minu andmed ja kindlasti pange subscribes, et siis teate, millal tuleb järgmine video üles. Seniks aga aitäh teile ja kohtumiseni!